hea. Juba lootuses päikese tõusugi näed. On meie päev, imekaunis muutus, ees ootab meid, las saabub homme võluväev. Nii sobib. Saab, mis saab, Bruno, aga ma olen hullult õnnelik. Mina ka. Lähme kirjutame selle loo nüüd lõpuni. Niisiis, täna jätkame sealt, kus me eelmine tund pooleli jäime. Ehk ha-ha-ha. Ehk me kõneleme ha-ha-ha. Nendest valusatest hetkedest teie elus. Mil te tundsite, et midagi muutus teie jaoks. Jah? Ole kena, Tulis, sina alustad. Nii, minu alushetk. Ma olin riietatud nagu suureks kasvanud Shirley Temple, roosas kleidis ning roosade paeltega. Ja ma laulsin palju õnne sulle sünnipäevalaulu paberist mütsiga 3-aastasele, kes istus vingerdudes laua otsas. Tema ümber veel 14 3-aastast. Nad tegid jubedat lärmi. Samal hetkel, kui mu ema võttis välja fotoaparaadi, et see kohutav hetk igaveseks jäädvustada. See oli väga alandav. Ma ei ole ju mingi klaun. Mida sa õppisid sellest loost enda kohta? Ma õppisin seda, et mulle ei meeldi need peod ega silburmannid. See ei ole ju halb, aga see lihtsalt ei ole see, kes mina olen. Ja kes sina oled? Ma ei tea veel, aga ma ju ei saa ka kunagi teada, kui ma teen seda, mida teised tahavad, või kannan seda, mida teised tahavad, või laulan seda, mida teised tahavad. Ma tahan olla just see, kes teeb ise seda, mida tema tahab. Väga hea, Tulis. Üks selline laps, kelle ema on pidevalt ära, isa, kes nad mõlemad hülgas ja meditsiiniline probleem. Tol hetkel olin liiga noor, et mõista või et üldse aru saada, mis toimus. Mul oli kasvaja väga piinlikus ja ebameeldivas kohas. Mis asja? Kohas, mille üle visatakse pidevalt nalja. Lõpuks rääkis doktor Golden mulle kõik täiesti ausalt ära. Ning sel hetkel ma mõistsin midagi enda kohta. Ma mõistsin, et mul ei ole mõtet astuda kunagi suhtesse. Veel vähem abielluda, sellepärast, et ükskõik mis minust lihtsalt ei saa mitte kunagi isa. Mina olen oma olukorraga leppinud. Ja see, milline ma olen, see ei tee minust väärakat. Mulle meeldivad inimesed, kellele mina meeldin. Eest ära, tähtsad aeg. Oli tavaline päev, tulin koolist koju ja viskasin seljakotti maha ja panin teleka tööle. Ja telekast rääkis üks kutt, et Freddie Prinze on pannud endale relva suhu ja teinud, nagu ta tahaks ennast maha lasta. Kõik said kohe aru, et see pidi olema õnnetus, sest Freddie tegi alati nalja. See oli lihtsalt see, mis temal oli. Ja surm ei saanud olla ta plaani hulgas. Maailm lihtsalt pidi ta kätte saama, sest maailm on ju üks tõsine koht ja elu, see on üks päris tõsine asi.
Ja meil ei saa olla siin maailmas inimesi, kes käivad kogu aeg naerusuiste nägudega ringi. Sest muidugi poleks tööd kindlustusagentidel, iluplastikikirurgidel või hauakaevajatel. Sul on huvitav mõtlemine, aga mis see nagu sinusse puutub või see, no mis mõttes? No, kuidas see sind mõjutas? Ma olen siin, selles samas koolis ja ma teen maailma tagasi. Fredi pärast ja Karmeni pärast. Sul on õigus, aga Ralf, tee niimoodi, et maailm naeraks koos sinuga, aga mitte sinu üle. Ma tahan lihtsalt, et maailm naeraks ja kõik. Aga siis on sinu koht. Siis on sinu koht komöödiateatris. Kuidas oleks? Soovituskirjaga peale lõpetamist, Komöödia, päris komöödiateatris. Päris komöödiateatrisse, päris. Ja küll homseni, noored. Karmen, oled see sina? Mina jaa. Kuidas sul läheb? Et sa ei kujuta ette, kui hästi. Meil on lõpueksamid tulemas ja tead, mul on võimalus saada päris leping, päris komöödiateatrisse. See on nii tore, Ralf. Ma tulen sinu show'd siis vaatama. Kuule, no otse loomulikult, kuidas muidu. Ja räägi, kuidas on Los Angeles. Kas unistused hakkavad täituma ja räägi, kas sa nende filmistaari ka juba seal näinud oled? Tead, LA on neid otsast otsani täis ja surnud staaride nimed on kõnniteel kirjas. Hollywood Boulevardil. Nimeplaadid, mis räägivad purunenud unistustest. Ralf, kas sa saad mulle raha saata? Ma tahan tagasi tulla. Karmen, otse loomulikult ma luban, ma hangin sulle selle raha. Oleks nii õnnelik sind nähes. Usu mind. Sa oled suurepärane sõber, Ralf. Ja ainus inimene, kes mind armastab. Oleks ma ometi teiega, sinuga jäänud ja lõpetaksid kooli. Karmen, kallis palun, ära nuta. Ma luban, ma hangin sulle selle raha. Kõik oleksid nii õnnelikud sind nähes. Aga mina ei ole, Ralf. Ma valetasin sulle. Mul on vaja ainult raha tablettide ostmiseks. Jessi. Karmen, halloo. Halloo. Karmen. Karmen, halloo.
oska sõnadesse panna seda, mida ma tunnen. Iga kord, kui me koos saame olla. Ma tean, et see on hea. Ma tean, et see on õige. Miks midagi sellist harjata? Nüüd ma tõepoolest tean, ei ma varja ma pea, kus mu sees kiregi kuumab. See, kuidas sinust tunnen puudust aina, see, kuidas hinge iga muutus vaina. Miks mitte proovida vaid. Pole vaja viiuleid, me lempeluule. Oleks algust vaja vaid, meile leitud nüüd süžee. Ja teame rolle me, ruumi siin, aega ei kõlba. Ja paned rahule, mul ei ole sulle midagi öelda. Täpselt, pole mulle mitte midagi öelnud. Miks? Ma tahan teada, miks. Ma ei lase sind lahti, nagu sa ütled. Lase mind lahti. Okei. Ma teen sulle asja lihtsamaks. Sa ei taha olla mingi luuseriga, sest siis teised sinust arvavad. Ei, aga sa kasutasid mind ära. Kõik need kirjandid, mida ma aitasin sul kirjutada. Miks sa lihtsalt ei öelnud, et sa ei oska lugeda? No täpselt, mida ma oleks pidanud ütlema, et tšau, et tahaksin tõrgule ja peagi, et ma ei oska lugeda. Iiris ei tea, mis tunne see on. Sa avad raamatu ja näed muusikat, aga mina avan raamatu ja näen müra. Aga see müra hakkab tasakesi tänu õpetajale muusika moodi kõlama. Kuule seda. Pühitsen endast ja laulan endast ja mida tõeks pead sinagi tõeks pidama, sest iga osake minust võrdselt ka sinu. Vot võtman rohulehed. See on ainult üks luuletus. Iiris, ma teen viimase aasta uuesti ja siis ma tulen sulle järgi kas või maailma lõppu. Siis seda sa peadki tegema. Mis mõttes? Leroy, ma sain Complexionisse sisse. Kujutad sa ette, ma sain sisse maailma suurimasse modern tantsutruppi ja nad tahavad mind oma maailmaturneele kaasa võtta. Kujuta ette, 22 linna. Tõsiselt räägid või? Jaa, tõsiselt. No mis ma sulle ütlesin? Ette ütlevad teha. Iiris, ma ei ole luuser. Ja palun tantsi minuga. Palun anna ka sina oma viimane võimalus.
daamid ja härrad, täna on meie lennu lõpuetendus. Kuid ühte meie hulgast ei ole täna siin. Ta suri mõni päev tagasi. Ta oli ilus ja andekas, hea ja armas tüdruk. Ta oli meie sõber. Karmen, sa oled meiega täna siin ja me ei unusta sind iial. Ka siis, kui saabub homme. Olemegi finišijoonel, mul on nagu elektrit täis. See oli nimeline energia, jäägitud positiivne. Õnne ja kindlustunnet, sest tegime kõvasti tööd. Andsime endast kõik, mida suutsime ja oskusime. Ning mida me ei osanud. Lõppisime. Ja maailm on meie jaoks nüüd palju ilusam paik. Me tunneme teed ja teame, et kõik on veel ees.
ma teile maailma suurima pettumuse valmistasin. Olge õnnelikud minu üle, et ma saan olla see, kes ma olen ja teha seda, mida ma üle kõige armastan. Ma olen õnnelik. Yeah.
sellises fantastilises kollektiivis, nagu seda on Viimsi koolidel. Suur aplaus teile kõigile! Veel mõned sõnad siia juurde. Publik võib istuda, meil on ka aega seda paari sõnaga. Kuna hästi palju ilusat on öeldud, et mis siin lisada. Eks me oleme ikka natukene kuulsamad, ma arvan küll, sellepärast, et ega Estonia teatrisse ei panda lidu juurde ega ei tooda koridoris toole, aga meie oleme seda viimastel etendustel pidanud tegema. Nii et see näitab, et samm kuulsuse poole on tehtud. Üks asi on natuke teistmoodi, kui see on lavastuses. Et siin laval ei ole tõepoolest ühtegi inimest, kes oleks siia kuidagi jalad ees tassitud ja kästud siia tulla. See on just see, mida need noored on tahtnud ise teha. Ja see annabki selle poweri ja need rõõmupisarad, ma loodan. Aitäh teile kõigile ja tahaks natukene meeldid siin kinni hoida, sellepärast, et igale ühele midagi üle anda. Liina Diane Pedanik. Liisa
Ja nüüd on õpetajate käest kord Karmen Paul. Maido Saar. Kirsi Nõmmestam. Mailis Rammets. Andrus Kallet. Lemme Ratma. Mõned meie õpetajad on hakkama tegema. Lavatagused jõud. Lauri Randma. Epp Langus. Reeteli Valing. Rico Oskar Madisson. Robert Kuusa. Lauri Pillak. Kalle Erm. Merit Keenomäe. Sule Vennamäe. Margit Võsu. Kaja Koos. Külli Täht. Merike Hindreus. Käes on sponsorite aeg. Peep Siimann. Pekk. Kalle Kuusik, Viimsis Paar. Jaak Mäe, Spinpress. Peeter Elkmaa, Kaastorp. Siin on teile kohane ütelda, et Viimsispaa poolt on selline kena kingitus kogu meie trupile, meie, nagu te panite tähele, ka minu. Noortele on aeg eraldi kinni pandud ja vähevanematele ehk õpetajatele on teine aeg kinni pandud. Teie lähete spaasse järgmine nädal samal ajal. Spa ootab teid kell 7. Õpetajaid ootab spa 21. märtsil kell 7. Ja nüüd
tahaks ütelda tänusõnad, eriti südamest, inimestele, kelleta täna ei oleks see etendus laval olnud, jõudnud ja nii pikalt jäänud arvatavasti. Ja nagu ikka, hakkavad ju kõik asjad riietest, eks ole. Ja väike mälestus sulle sellest hetkest täna siin, Külli. Ja siis on meil olemas 2 lavatagast jõudu, kes on teinud mida iganes, kõike, mida on vaja olnud. Aleksander Rõpkin. Ma ei valeta, kui ma ütlen, et me teeme seda ju veel. Koolidirektor võtab siis otsad kokku, ma astun rollist välja. See on päris see mina seal laval, aga teate, noored, tegelikult see ei olnud üldse see, mida ma nagu ette kujutasin, kui ma siia astusin, või teiega liitusin ja et see on, mul ei olnud aimdustki, et see on midagi nii vägevat. Selles mõttes, et sa ju näed seda kõrvalt, me oleme ju aastaid näinud seda kõrvalt, aga see, mis tunne on olla siin sees, osa sellest, nagu ka Minna täna ütles Viimsi teatajas, et nii-öelda piire ei ole, me oleme kõik võrdsed partnerid siin, et mina olen ka tegelikult oma loomult ju õpetaja kõigepealt ja täna mul tund ei ole ja ma sain nii-öelda need hetked teiega, ma sain oma nii-öelda need tunnid täis, et ma olen selle eest äärmiselt tänulik teile. Ja ma näen siin mõnesid kolleege, Hilja, Marge, te peate seda proovima, head kolleegid. Tulge lavale, te saate aimdust, mis asi see on tegelikult. See, mida te näete, on ainult pool sellest. Ja ma tahtsin lõpetuses öelda seda, et mul on hirmus hea meel, et tegelikult me oleme kõigi võimaluste kool. Kes särab olümpiaadil, kes särab kõnevõistlusel, kes särab spordis, need inimesed säravad siin laval. Mul on hea meel, et meil on võimalus näha seda ja toetada seda andekust igal erineval moel. Suur-suur tänu teile ja ma olen väga tänulik Külli, et sa mind kutsusid. Aitäh sulle! No rõõm on ikka meiepoolne ja ma teen lühidalt.
kunagi kirjutas üks meie endine kolleeg, Meeli Neeme, kes on kirjutanud ka Viimsi kooli hümnile sõnad ühe imeilusa luuletuse just nimelt Viimsi kooliteatrile. Ja teate, see luuletus käib täpselt nagu selle etenduse kohta ja see on minu kõigi ilusamatele, armsamatele, kallimatele ja parematele näitlejatele elus. See on teile. On teater elutants, siin rõõm ja lein, kui sõbrad löövad lokku, on kurbuselgi silmis rõõmus klants. Ah, kes kui igavesti teatri elutants, kus nutt ja naer nii rõõmsalt saavad kokku. On teater elutants, siin surmanaerust küllust puistab elu ja narri pisarais on vaikne elegants. Las kesta ööni, parem koidunisem elu, nii vaimustav, nii hullutav see tants. Ilusat afterpartyt teile!